sina oled olnud terve elu jälgimise all ja sind vaadatakse pealt ööpäevaringselt ja see on olnud sünnist saati ja sind jälgitakse ka siis, kui sa magad ning ma ei räägi mingisugust kapost või politseist või salapolitseist või Interpolist või AI-st või mitte midagi sellist, kuigi kogu see seltskond tõenäoliselt mingil määral jälgib ka meid kõiki. Aga see, millest mina räägin, on midagi muud. See asi jälgib sind ööpäevaringselt ja see on sinu sees olev mina teadlikkus või siis alateadvus. Ning tema ainus funktsioon on tõestada sulle, et sul on alati õigus. Mis siis tähendab seda, et kõik sinu mõtted, sinu teod, sinu ihad, sinu soovid, sinu kahtlused, sinu sõnad, et see asi kuulab sind ning ta võtab arvesse, mis sa ütled ning ta tõestab sulle, et sul on alati õigus. Ja vaata, kokkuvõttes tähendab seda, et sa ei peaks endast mitte kunagi rääkima negatiivselt. See peaks ennast, isegi kui asjad on väga halvasti, see peaks enda kohta mitte midagi, mitte kunagi ever ütlema halvasti. Isegi kui asjad on mega halvasti, sa peaksid alati ütlema endale, et täna oli su elu parim päev, sellepärast, nagu ma ütlesin, alateadvus kuulab sind ja tõestab, et sul on alati õigus. Ja vaata, kuna sul on alati õigus, siis see tähendab seda, et see, mida sa enda ümber näed, selle sa oled ise loonud. Ja kui sa tahad, et asjad oleks paremini, siis sa ei saa, sa ei saa, ütleme, pahandada või minna närvi hetke olukorra peale, mida sa siin enda ümber näed nii-öelda 3D's, eks ju. Sellepärast, et kui sa seda näed ja nüüd reageerid sellele, siis sinu alateadvus ütleb sulle, et sul on õigus. Võtta kokkuvõttes tähendab, et sisemine reaalsus on ainus tõeline reaalsus. Sest sisemise reaalsuse pealt, ehk siis selle pealt, mida sa mõtled ja ütled ja teed ja käitud ja kardad ja kõik, mis ma rääkisin, eks ju, selle põhjal sa lood uue. Ning teine asi, millest tuleb aru saada, on see, et olemas on ainult praegune hetk ja kuna olemas on ainult praegune hetk, vaata, minevikku ei ole, sest vaata, sa oled siin, mõtled korraloogist, kõik, mis sul on ainult see, mis sul siin praegu on. Kuna minevikku ei ole, siis sa vaata kokkuvõttes tähendab seda, et sul ei ole ühtegi hingehaava. Sinuga ei ole mitte midagi halba mitte kunagi juhtunud. Keegi ei ole sinuga halvasti öelnud, keegi ei ole sinuga halvasti käitunud. Välja arvatud juhul, kui sa lähed minevikku, mida pole olemas ja tood need kogemused olevikku. Aga sellisel juhul sa ise tekitad kõik need halvad emotsioonid ja kogemused endale just praegu. Sest nagu ma ütlesin, alateadvus kuulab sind ja tõestab, et sul on õigus. Kui sa tunned ennast ohvrina, siis alateadvus ütleb, loomulikult oled ohver, sul kõik asjad on perses, eks ju. Aga praegu kõik on ülikõva ju. Vaata, sa ei põle, ma ei tea, sa ei ole maavärina sees, eks ju, kõik siuksed asjad. Kõik ülikõva ja kui sa lähed selle pealt, siis sa lood seda sama asja endale juurde. Ning sama kehtib ka kõikide inimeste kohta sinu elus. On nad siis töökaaslased ja sõbrad, sugulased, ema, isa, lapsed, eks ju, armukesed, abikaasad, kõik need asjad, eks ju, girlfriendid, boyfriendid, et nemad saavad mõelda ainult seda, mida sina ise mõtled. Sest olemas ainult praegune hetki. Küsimus on alati tegelikult, absoluutselt alati selles, ainult 2 küsimust, mis sa peaksid enda käest küsima. Üks on see, kes sa praegu oled, ehk siis millega sa samastud, mis on su identiteet, kas sa oled ohver või kas sa oled võitja, kas sa oled see kõige reetsim tüüp või ole, eks ju, nii edasi, eks ju. Teine küsimus on, mis tähenduse sa kogu olukorrale annad. Ja nüüd sõltumata sellest, milline sinu nii-öelda 3D on sinu reaalsus, kui sa nüüd annad sellele ülikõva tähenduse, siis niimoodi on. Isegi kui sul see maja nii-öelda põleb hetkel, ütleme, sul on tulega, sa pead tegelema nii-öelda probleemidega. Kui sa ütled, see kõik on ülikõva, siis niimoodi on ja sa suudad need probleemid ära lahendada. Sa saad selle ootamatu arve, et oh fuck, ülikõva. Ma olen see tüüp, kes suudab selle ära lahendada. Mingisugune muu jama tekitab samamoodi. Sa pead ülikõva. See jama juhtus minuga, sest ma olen piisavalt võimekas, et see jama korda teha. Ja kõik inimesed sinu ümber, nemad tajuvad seda. Ehk siis kõik inimesed sinu ümber peavad tõestama sulle, kes sa oled.
ja selle põhjal sinu reaalsus moodustub. No ja vaata, mõni võib öelda, et kuule, et mul on olnud nii palju halbu suhteid. Mõni ütleb, et kõik mehed on ühesugused, nad ei muutu kunagi. Teine ütleb, kõik naised on ühesugused, nad ei muutu kunagi. Aga tegelikult reaalsus on selles, et hoopis sina ei muutu mitte kunagi, sest sina paned tähenduse kõigele sellele, mida sa koged. Ja kuna olemus on ainult praegune hetk, siis on ju ülikõva. Sest kuna olemus on ainult praegune hetk, nagu ma ütlesin, siis sul ei ole ühtegi hingehaava, kõik on fucking ülikõva. Keegi ei ole mitte kunagi haiget teinud. Ja kui sind see teema huvitab, siis kuskil see video all on link, kus sa saad uurida lisa selle kohta. Ja kui sa kogu selle teema masterdad, siis juhtub niimoodi, et sa ei pea elu sees mitte kunagi lugema enam mitte ühtegi enesearengu raamatut, käima seminaridel, sa ei pea käima tarokaarte tõstmas, sa ei pea käima kuskil mingisugustes koobastes 3 päeva või nädal aega pimeduses, seal pole reaalselt mitte mingit tähtsust enam. Sest sa ise otsustad, mis toimib, mis ei toimi, sest sa ise oled tehnika. Sa saad kõik need raamatud ja asjad ära jagada või maha müüa, saad koju ruumi juurde ja let's go.